Tühi kott püsti ei seisa, hea sõna mahub igale poole ja mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Kuidas teha nii, et elu läheks edasi sääraselt, et see areng oleks ka kestlik? UNESCO ühendkoolide võrgustikus püütakse seda saavutada maailmahariduse ja keskkonnahariduse lõimimisega. UNESCO ühendkoolide võrgustik loodi pärast teist maailmasõda, et toetada inimeste paremat läbisaamist ja rahu. Tänaseks kuulub sellesse ÜRO põhiväärtuseid esilhoidvasse seltskonda ligi 11 000 kooli 182 riigist üle kogu maailma. Eestis osaleb programmis 55 kooli. Siin Tammsalu koolis oleme ka osa UNESCO ühendkoolidest ja me teeme hästi palju koostööd Mondoga. Me oleme teinud näiteks õiglase kaubanduse kohvikuid ja õiglase kaubanduse töötubasid üle Eesti. Samuti teeme me sügisel alati maailmanädalat ja alati kolmapäeviti on meil siis heategevuskontsert ja kogu tulu, mis me heategevuskontserdilt saame, annetame me Mondo Tarkuse fondile. Ja seeläbi me toetame enda sõpruskooli Keenias, Munganga keskkooli, et õpilased, kes ei ole majanduslikult nii kindlustatud, saaksid jätkata ikkagi kooliteed ja saaksid parema hariduse. Siin Värska koolis me oleme UNESCO raames istutanud puu, et sümboliseerida rahu ja koostööd maailmas. Siis me kutsusime külla ka 2 Süüria pagulast, et mõista nende elu ja tegevusi. Meil oli koolis ka maailmanädal, mille raames me õppisime teisi kultuure, näiteks araabia keelt ja õpetasime ka väiksemaid. Paljude inimkonda vaevavate probleemide lahendused ei ole tegelikult kaugel, aga nad on justkui peidus. Uus, terviklikult haritud ja avara vaatega põlvkond suudab kindlasti üles leida nii mõndagi sellist, mida praegu veel ei osata näha.